Mina olen Tiit Toos, olen Reformierakonna Toila piirkonna juht ja minu ülesandeks on täna tutvustada teile meie valimisplatvormi, millega me tahaksime tulla välja 18. oktoobril 2009. aastal ja siis millele me ootame teie aktiivselt tuge. Me anname endale väga hästi aru, et praeguses majandusolukorras ei ole mõistlik lubada maad ja ilma kokku, kuid lühidalt me tahaksime siiski tutvustada neid objekte, millele meie panustaksime esmajärjekorras ja üritaksime siis nii valla eelarve kui ka projektide rahad mobiliseerida selleks, et saaks tulemust teile ette kanda 4 aasta pärast. Ma seisan praegu Toila rahvamaja ees, mis oli 1822. aastal ehitatud Abram Siimoni poolt teatrimajaks ja mis oli Eestis esimene teatrimaja üleüldse. Aegade jooksul on seda maja küll korduvalt renoveeritud, kuid tänaseks on ta sellises olukorras, mis ei võimalda enam seda aktiivselt kasutada. Meie põhiliseks valimislubaduseks on, et me 4 aasta pärast saaksime rääkida uuest Toila rahvamajast, kus oleks oma perenaine ja kus oleks Toila rahval kokkukäimise koht ja mis nagu süvendaks meie ühtekuuluvustunnet veelgi. Me oleme praegu Toilal Pikal tänaval, kus hakkab lõppema Toila valla vee- ja kanalisatsiooni projekti esimene etapp, mis võimaldab kasutada puhast vett ja kanalisatsiooniteenust Pika tänava inimestele. Meie eesmärk on, et laiendada seda projekti ka Uuel tänaval ja Lepa tänaval, et ka nende tänavate inimesed saaksid sama teenust kasutada. Toila rahvast on kaua aega peetud rannarahvaks. Meie väga tõsine huvi ja soov on muuta Toila rahvas ka mererahvaks selle kaudu, et ehitada välja Toila jahisadam või külastussadam, kus iga Toila valla ja ka Ida-Virumaa inimene võib hoida oma alust, minna temale sobival ajal merele ja tulla sealt tagasi ja hoida alust turvaliselt sadama territooriumil. Me loodame selle sadama ehituse projektiga järgmisel 4 aastal kindlasti alustada. Selleks on juba eeltöid tehtud. Volikogus olles soovin kindlasti pöörata suuremat tähelepanu sellele, et meie vallas on väga palju aktiivseid, entusiastlikke inimesi, kes on moodustanud seltsingud, ühingud, tegeleb rahvatantsugrupp, laulukoor, mudilasrühmad, kuid tänase päeva seisuga puudub meil üks korralik kultuurimaja, kus kontserte anda, kus inimesed ei peaks istuma kasukates, kus kogu tegevus oleks koordineeritud ühte kohta ja see asi vajaks kindlasti kiiremas korras lahendamist. Meie eesmärgiks on remontida ka Voka kultuurimaja ruumid selliselt, et nendes saaks taas alustada tööd ringidega. Me sooviksime võtta tööle ringide juhendaja niimoodi, et ringitöö ja seltsitöö ja elu saaks Voka alevikus uue hingamise ja oleks ilus kooskäimiskoht, kus saaks viia läbi pereüritusi ja ka noortel oleks koht, kus alati käia ja oma vaba aega veeta. Praegu on meil Eesti Vabariigis kriisiaeg ja me peame mõtlema tuleviku peale. Me peame saama valda uusi ettevõtteid, kes loovad uusi töökohti. Me peame tagama stabiilse ja turvalise elukeskkonna. Selleks, et seda kõike saavutada, peame mõtlema laiemalt oma elanikkonna peale ja sellest lähtuvalt mitte arvestama teatud ringkonna erahuvisid. Kui kaugemale tulevikku vaadates, siis oleks nägemus selline, et Toila valda peaks tulema rohkem noori inimesi, töökaid, arukaid inimesi, et me suudaksime säilitada oma gümnaasiumi. Meil on väga tubli gümnaasium, samuti lasteaiakohad oleks täidetud. Meie eesmärgiks on vaatamata riigis käivale haridusreformile säilitada Toilas gümnaasiumiõpe. Et vajalik on, et meie lapsed saaksid koha peal kvaliteetset haridust, saaksid turvaliselt koolis käia ja oleksid pikemat aega kodukandis.
meie eesmärgiks on elavdada spordielu Toila vallas niimoodi, et juba valmis ja remonditud spordiehitisi oleks võimalik kasutada palju intensiivsemalt, et noored saaksid ka laupäeval ja pühapäeval käia spordihoones, spordiringides ja täiskasvanud siis kas jõudu tegemas või siis omal valikul sporti harrastamas. Olles praegu siin laululaval, näeme, et laululava on tänaseks minetanud oma endise ilu. Meil ei ole enam kohta, kus kohas siis ühislaulmisi korraldada, kus kohas võtta vastu külalisi ja piirkondlikke suurüritusi teha. Meie eesmärk on see laululava korda teha ja taastada see nii-öelda korratuse plekk siin Toila pargi südames. Kindlasti soovin veel omalt poolt tõstatada küsimuse kogu vallarahva jaoks, et kuhu me tahame jõuda 4 aasta pärast ja millisena nemad näevad oma valda ja seda elukeskkonda 4 aasta pärast. Toila vald on väga pikaajaliste kultuuritraditsioonidega ja neid traditsioone kannavad edasi ainult ju meie endi inimesed. Seetõttu tuleks uuel valitaval vallavolikogul ja vallavalitsusel rohkem näha vaeva, et teha koostööd meie inimestega, et nad neid vanu traditsioone hoiaksid alles, viiksid edasi ja aitaksid ka neid propageerida Eestis teistele inimestele. Sest meile tullakse külla ju ainult seepärast, et teatakse meie kultuuri, meie traditsioone, aga samuti tuleb meil pingutada selle nimel, et väärtustada meie loodusväärtusi, Oru parki, meie mereranda ja hoida neid, et meil kõigil oleks siin hea elada. Näitasime siin mitmeid objekte, mis meie jaoks on väga tähtsad ja me anname endale aru, et kõike ilmselt 4 aasta jooksul teha ei jõua, kuid me oleme jätkuvalt seda meelt, et üheskoos teiega ja ma usun, et ka meie head koalitsioonipartnerid aitavad meid selles, et me saaksime kõigepealt ikkagi korda panna meie kultuurimajad, saaksime meie kultuurielu ja seltsielu käima lükata, saaksime korda oma sadamad teha, et sadamate kaudu tuleks meile külalisi, et me saaksime nende kaudu omakorda tutvustada Toilat kui elamisväärset paika, me saaksime paremini kasutada meie spordirajatisi ja üheks kindlaks sooviks meil on, et Toila gümnaasiumi õpe jätkuks meil ikkagi edasi ja meie Toila noored saaksid gümnaasiumi haridust kodukandis. Ja selleks me kindlasti palume, et te kindlasti osaleksite valimistel. See on teie otsustada, kelle poolt te hääle annate. Kui te otsustate meie kasuks, siis me teeme kõik selleks, et te ei pea meie oma valikutes pettuma.